järgmine video. Enne kui asume videoasjade juurde, räägin, mis siis meid tuleviku sees ootab. Et nüüd järgmise nädala jooksul enam-vähem peaks saabuma mulle kabuur, mis ma relvale tellisin. Siis tuleb sellest eelvaade. Ja septembri lõpupoole, kuskil 23–25 ja natuke edasi, peaks tulema uus video, mis ehk siis puhastusalusest, mis sai tellitud välismaalt ära. Ja ehk siis kindlalt 2 videot on veel see kuu tulemas, ehk siis nagu teate. Ja ega siis muud midagi, et alustame siis tänase videoga. Et täna nagu näete on siis erinevaid asju siin väljas, nagu näiteks silikoonõli, kuuldi kiirraadimisvarras ja relv ise, ja natuke paberit. Et kindlasti küsite, mida me siis täna tegema hakkame, et siis täna otsustasin, et näitan teile siis, kuidas puhastada ja õlitada relva. Ja kas muud midagi, et kõigepealt siis alustame, et kui olete relva tükk aega kasutanud ja näiteks mõned pikad lahingud teinud, et siis oleks nagu vaja puhastada ja õlitada relva, et ta korralikult töötaks. Et ehk siis täna näitame, et siis kuidas ja mismoodi kust õlitada ja mida oleks siis vaja teha. Et väikseid nippe ja asju, et siis võtame välja salve. Hiljem näitan ka salve õlitamist, aga kõigepealt teeme relva ära, et siis panen salve natuke eemale. Siis nüüd võtame siis relvad. Et igalt relva peal nii-öelda ei olegi midagi eriti õlitada, vaid võib lihtsalt lapiga üle tõmmata, et puhastada. Aga põhiasi, mis on siis vaja teha, on vaja siis õlitada seespoolt ja relva, ehk siis võtame siis kelgu maha, nagu teate, et teisel pool on nupp. Hoiate all seda, lükate teisel pool selle nupu alla ja tuleb siis kelk maha. Põhimustus, mis siis relval koguneb, on siis, tuleneb gaasist ehk laskmiste tagajärjel, et tuleks võtta tükike paberit, mitte väga suur, natuke rebinsit. Ja lihtsalt lükata paberiga see vana õli ja kõik, mis seal mustusega lihtsalt niimoodi ära puhastada. Niimoodi. Ja kõik see mustus, mis siis jääb siia õli sisse, tuleb nüüd koos paberiga ära sealt. Ja seega peab ka siis uuesti õlitama muidugi, kuna kui pühite korralikult, siis te pühite kogu õli ka ära. Siis teeme sama ka kelgu juures puhtaks pealmised kohad, mis siis on mustad. Ja muidugi hiljem siis toimub õlitamine. Siis lisaks sellele, et miks mul oli siin ennem mitte puhastusvarras, vaid kuuldi kiirlaadimisvarras, ehk siis, et sellega on hea seda relvatoru seespool puhastada. Öeldakse, et relvatoru peaks puhastama ütleb siis, kui umbes 5000 lasku ära lastud, et siis oleks mõistlik puhastada relvatoru, aga tegelikult võite ka tihedamini puhastada, et ega see midagi halba ei tee. Ehk siis põhimõtteliselt, mida te peate tegema, siis võtta tükk paberit, rebida sealt väiksem tükk, mitte väga suur ega liiga väike, ja teha siuke lapikum pall või siuke mitte päris kera, ja siis lihtsalt panna see sinna relva toru otsa niimoodi ja võtta siis see varras ja suruda ta siis niimoodi läbi toru sealt, et siis muidugi peab ennem hoidma siit tagasi seda, et sealt muidugi välja see tuleks, siis surute paar korda seda paberitükki läbi toru. Ja et ta ei tohiks olla nüüd niimoodi, et ta on väga kergelt läheb läbi, et siis ta nagu ei puhasta, et natuke tuleks suruda ikka. See oleks natuke liiga kõvasti. Et kindlasti tasu karta, et kui peaks kinni jääma see paber siin, et enam kätte ei saa, et tegelikult saab küll kätte, et on ühe korra mul paber kinni jäänud, et siis lihtsalt tuleb võtta kas teiselt poolt lükata, näiteks mingi vardaga, et kui võtate toru täitsa maha,
siis teiselt poolt vastu lükata või siis lihtsalt võtta, panna relv uuesti kokku ja siis gaasiga välja lasta, et jah. Ja siis teeme siis ühe korra lükkame veel läbi. Veel. Ja siis peaks aitama, et nüüd on siis põhiosad on enamus kõik puhtad. Et ma väga nüüd põhjalikuks ei lähe selle puhastamisega, ei hakka siit vedrusi ja asju lahti võtma, et ei ole väga palju kasutanud. Aga siis jah, et põhiosa on nüüd siis mustus on nagu ära puhastatud. Järgmisena, mis siis tuleks teha, on võtta silikonõli, just nimelt silikonõli, mitte mõni tavaline õli näiteks, et tavaline õli ei sobi. Ehk siis silikonõli, umbes siin on 60 ml sees ja tuleb koos siukse punase pulgaga, et on siis hea väiksematesse kohtadesse lasta. Maksab umbes maksimum 5 eurot, 4,50 peaks maksma softire.ee-s ja ehk siis ei tasu muidugi üle ujutada relva, et põhimõtteliselt teeme on vaja panna liikuvatele osadele, et kus on raamid ja kõik need, et panna sinna oli, et igale poole ühelegi osadele ja mitte just väga palju, et niimoodi, et natukene siia, kus on siis relva kaitseriivisüsteem, võib ka sinna plastikgassi alast natukene ja hapile kindlasti natukene ja vedru peale muidugi, sest see on üks liikuvamatest osadest ja muidugi ka kelgu sisekülgedele ja nii, et kui mõtled, et hakkab tilkuma, et siis võib natukene paberiga tupsutada, et mitte pühkida, et tupsutada, kuna tegu on silikonõliga, et siis see jääb päris palju. Siis mida oleks vaja relval õlitada, öeldame õige mitte relval, vaid alumisel osas, et siis muidugi, et kus kelk liigub peale, need sooned või raamid nii-öelda sinna, siis peale muidugi. Nii, sinna. Tasub ka siia nii-öelda salvepessa natukene lasta. Siis relva päästiku süsteemile natukene siia äärde. Siis võib lasta ka tõmmata kukk taha ja lasta sinna taha vahele natukene siia. Ja eks põhimõtteliselt ongi kõik, et erilist väga palju ei ole nagu vaja. Siis jälle võtta paber, natuke ainult tupsutada ja ongi korras. Lisaks veel, et kui olete toru seest puhastanud, nagu just ennem sai tehtud, et võib tekkida olukord, kus liiga ära puhastades kuul võib kinni jääda, et siis on nagu väga paha lugu. Et siis võtke osta mingi tükk paberit, mis siis läheb ilusti sinna toru sisse ja siis tuleks see lasta tavalist silikonõliga lihtsalt kokku silikonõliga. Ja võite ka natukene ennem torusse lasta ja siis lihtsalt kuivapaberiga läbi lükata. Ja siis võtta see paberkuulike, mille te õliga kokku lasite ja panna sinna torru otsast sisse. Ja siis suruda selle pulgaga läbida sealt. Vot nii. Ja seda võib siis teha paar korda, et siis ta õlitakse rohkem toru igalt poolt seest. Nii. Kus ta nüüd siis kinni jäi meil. Vot, näete. Ja siis ongi põhimõtteliselt asjad ongi õlitatud relval. Et korralt just ära paberiga. Õli peale, natuke tupsutada, kui liiga palju õli arvata, et võib-olla, et mitte just kõik õli ära pühkida, et siis ei olegi muud, et paneme kelgu peale tagasi
ja seejärel, kui relv on siis tagasi meil kokku pandud, nii, ilus, siis kuna olete värskelt õlitanud, siis relv võib nagu olla õline igalt mujalt poolt, et võite käega tunda seda õli ja siis natuke kuivama paberiga üle ja siis, et õli ilusti laiali läks, siis tasub kelku natuke taha tõmmata paar korda ja võib ka päästikut natuke vajutada, et ilusti õli läheks natuke laiemaks, siis muidugi pärast võtta hiljem täiesti puhas paber ja õli lihtsalt ära tõmmata, et käes libisema relvi hakkaks. Et siis relva kerega nii-öelda on siis enamus tehtud. Et nüüd siis võtame salve kätte ja teeme siis salve ära. Salve on tegelikult suhteliselt vähe teha, et salve eriti puhastada pole vaja. Aga võib muidugi puhastada natukene vanemat õli ära võtta. Põhiasjad, kuhu salvele tuleks õli panna, on siis võib siia alla täitmisauku panna. Siis muidugi vedrule, mis salvel on. Siis siit plastikasja peale, kus kuulid välja tulevad. Ja ka sinna kummist auku sisse, kus siis gaas väljub. Ja ka gaasi siis selle nii-öelda nuppu peale, kus siis kui vajutate, et gaas välja tuleb. Muud üles võtame selle sprei, laseme siit natukene siia vedru peale. Jällegi mitte liiga palju. Siis võib tõmmata seda vedru, võib tõmmata paar korda alla, mitte lahti lasta. Ja panen natuke ka gaasi otsa peale. Üles, kus kuulid välja tulevad. Sinna kummi auku. Ja siis tasub panna sinna, kust gaas välja tuleb, sinna auku. Natukene. Et natuke sinna lasta. Siis ta läheb sinna vedru vahele. Ja siis natuke paar korda nagu natuke aega pressida seda nuppu alla ja üles jälle nüüd lahti. Siis ta läheb sinna vahele ilusti. Siis võib natuke külje peale hästi natukene. Ja siis paberiga laiali hõõruda. Ja kõik muud üleliigne õli ära ja siis kõik ümber ringi laiali hõõruda. Ja sellega siis peakski olema õlitatud kogu relv ja puhastatud. Muidugi, kui olete ära teinud, siis võtta puhtam paber või riidest ese, siis relv korralikult puhtaks väljaspoolt hõõruda, kui kuskil mustust on. Et tasub õli panna ka kaitseriivi nupu peale, sinna hästi vahele, aga hästi natukene, et üle jõudus, nüüd hakkab relv ujuma. Õlist siis hakkab teil käest ära libisema, hästi natukene, korraks, tõks. Ja siis muidugi liigutada seda üles alla, natukene. Ja üleliigne õli siis, mis seal ümberringi tuleb, et ära puhastada jälle. Siis võib panna ka õli natukene siia päästiku süsteemi peale, sinna alla. Et võite tõmmata kuuke natuke taha, siis tuleb sealt nii-öelda augu pool rohkem. Siis natuke vahele lasta. Ja siis natukene päästikut lautada, et ta ajaks selle õli seal laiali. Ja siis lihtsalt ära üleliigne tõmmata. Ja sellega siis peaks olema kõik. Et lihtne kiire video. Ja ega siis muud midagi kui kohtume järgmine video. Signed Eminem, he's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm sleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat.
It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew, I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics, swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give you the DR. I'm representing for the gangsters all across the world.